Tere tulemast Argipäeva pooltundi. Mina olen Kaja, ma olen virtuaalne assistent ning täna on meil külaliseks Tiina Põld, kes on rahatarkuse entusiast, Kuldsed sendid Facebooki lehel looja ja samuti virtuaalassistent. Tiinale väga meeldib enda teadmisi uusi teadmisi omandada järjepidevalt ning seda siis anda ka teistele edasi ning täna ta tulebki meile siis rääkima rahatarkusest vanuses 50+. Tere, Tiina! Tere! Mul on nii hea meel, et sa oled leidnud siin reedeses pärastlõunas pool tunni, et tulla meile neid kasulikke teadmisi edastama. Ma kõigepealt küsiksin sinu käest, et kuidas sina jõudsid ettevõtluseni? Või mis nagu ajendas sind tulema? Tegelikult ajendas ikkagi see investeerimine. Mina hakkasin enda rahaasju korraldama või planeerima siis, kui tuli COVID. Ja meid kõiki suunati kodukontoritesse, kõik koolitused läksid arvutisse, eks ju, internetti. Ja siis, kuna midagi teha ei olnud, siis ju otsisid endale tegevust sealt. Ja siis ju igasugused lingid igale poole said registreerida tasuta, väljakutsed, koolitused. Ja siis ma hakkasin selle investeerimise vastu huvi tundma. Ja kui ma enda rahaasjad natuke seal korda sain või tegin oma eelarved ja nägin, et seda raha jääb ka natuke üle ja sain ka enda säästuprotsendi, arvutasin välja või leidsin, mis on mõistlik minul palgatöö kõrvalt säästa, siis ühel hetkel sellest ei piisanud enam. Et lihtsalt tuli piir ette, et lõpmatuseni palgast sai säästa. Ja siis esialgu ma otsisin lisatööd, ma käisin testkliendiks, ma käisin pärast päevatööd õhtuti poes abis. Aga need olid sellised ajutised ja ma tahtsin natuke enamat. Ja nagu kõik investorid ütlevad, siis ikkagi järgmine samm on ettevõtlus. Aga siis oli see, et mis see ettevõtlus on või mis ma tegema hakkan. Et siis sinna läks veel natuke aega. Aga siis ma nägin ühe tuttava postitust virtuaalassistendi kohta. Tema lõpetas. Tervitused Äli sulle, kui sa kuulad. Ja siis ma natuke uurisin tema käest, et mis see on. Kuna ma ise olen lõpetanud ülikoolis info- ja dokumendihalduse, siis mulle kuidagi tundus, et see võiks nagu omavahel sobituda. Ja siis ma eelmine sügis novembris alustasin Liina juures virtuaalassistendi õpinguid. See oli aasta tagasi ja 24 november saab mul nüüd ettevõtte üheaastaseks pühapäeval siis. Et sealt sai, aga sealt on nüüd siis edasi läinud sinna rahatarkuse poole see asi kuidagi. Ma pakun ka virtuaalassistendi teenust, mul on üks väga tore klient, aga minu see virtuaalassistendi töö ei ole selline tehniline pool, vaid pigem selline dokumentide nokitsemine ja korda tegemine ja selline on pigem mulle ja mulle see praegu väga hästi sobib ja võib-olla sellepärast ma nagu otsisin ka mingit uut väljundit, et ma tundsin, et ma ei jõua päevatöö kõrvalt ennast kõikide nende programmidega ja kurssi viia, et mul lihtsalt ei ole seda aega, et kogu aeg õppida ja täiendada ennast, et ma ei ole kõige esimeses nooruses, ma olen 55-aastane, et siis ilmselgelt võtab mul see natuke kauem aega ja ma kuidagi tundsin, et ma tahaks nagu midagi muud veel teha. Ja siis suvel, see oli nüüd suvel, minu arust lugesin Kristi Saare teist raamatut ja sealt järsku mul hakkas siis tuluke põlema, et ma olen ise väga palju nendel igasugustel koolitustel osalenud, nii tasuta, tasulistel, väljakutsetel ja ma natuke tundsin ennast ebamugavalt
sest ma olin üks vanemaid seal alati ja seal räägiti ikkagi sellisest pikaajalisest investeerimisest, kui sul on aega 20 aastat, 30 aastat ja ikkagi nagu see välisplatvormidel investeerimine. Aga noh, mulle meeldib nagu selline lihtne, millest ma aru saan, kuhu ma julgen ikkagi paigutada seda raha. Ja siis mul järsku lõi tuluke põlema, et tegelikult meil ei ole sellist, kes pakuks nagu, ma tean, et Kristil on 50+ investeerimine, tal on selline üldine rahaasjadega korda tegemine. Aga et rääkida nagu natuke lihtsalt silmast silma, sest 50+ mõnel ei olegi üldse võimalust arvuti teel mingit koolitust võtta. Ja paljudel ei ole üldse Facebookigi 50+ inimestel, et nad ei leiagi neid interneti teel üles. Et minu eesmärk ongi käia kohapeal, teha neid koolitusi füüsiliselt. Mul on nüüd novembris olnud esimesed koolitused ära, mul on ees veel üks viimane koolitus Haapsalus. Aga mul ei ole olnud seal mingeid suuri rahvamasse. On olnud üsna väiksed grupid, mis on ka selge, sest ma olen ju ei keegi kuskilt, eks ju, ja nüüd siis hakkab pakkuma. Aga need, mis on olnud, siis see tagasiside on väga hea olnud. Inimesed kõik ütlevad, et tegelikult on seda nii vaja. Et ja mult on juba küsitud, et võiks keegi lahti seletada selle uue pensionisüsteemi. Ja on ka pärandi vastu huvi tuntud ja samamoodi investeerimise vastu. Aga mina räägin siis puhtalt enda kogemustest, mis on minu kogemused investeerimisega. Minul on ka ainult läbi panga praegu, ma ei ole kuskile sinna platvormile läinud. Et ma proovin nagu neile hästi lihtsalt selgitada, millised võimalused on, millised on riskid. Ma ei räägi üldse suurtest riskidest, ma ei räägi krüptost, ma ei räägi seal ühisrahastusest, ma ei räägi ka mis meil on sellised veel tooraine, eks ju, kuld, hõbe, sellistest investeerimistest, et ma räägin ikkagi hoiustest, teine, kolmas sammas, mis võiks olla, kuidas, milline tootlus, eks ju, kuidas seda valida, kust otsida infot. Just ühel viimasel koolitusel üks naisterahvas just küsis, et kui keegi teeks mulle selgeks, ma ütlesin, et tegelikult Pensionikeskuses on see tabel olemas, et seal on näha need aastate viisi, eks ju, seal on kõik võrdlused olemas, aga kuidagi nad ootavad, et just see vanem generatsioon, eks, nad ootavad, keegi selgitaks neile, et keegi nagu räägiks, et siis neil nagu tekib see usaldus või saavad nad lihtsalt sellest siis paremini aru, ma ei tea, aga kuidagi ma olen aru saanud, et neile meeldib selline silmast silma suhtlemine ja mulle endale ka. Mul ei ole endal ka selle vastu midagi, et ma olen leidnud kuidagi, et see ilmselt on minu nišš käia koha peal. Ja tõesti, see on väga selles mõttes tänuväärne, et just kui muidu räägitakse hästi pikaajalisest investeerimisest ja sellest, et peaks võimalikult varakult alustama, siis võib-olla paljud, kes 50-ndates veel ei ole selle infoga nii palju kursis, nad võib-olla mõtlevadki, et enam ei olegi aega, et see aeg on nii lühike, aga tegelikult ka see 10, 20, võib-olla ka kellelgi 30 aastat, see tegelikult annab nii palju juurde, kui juba hakata neid õigeid samme tegema. Et tegelikult ei ole selleks kunagi liiga hilja, et tasub ikkagi selles mõttes siis seda proovida. Aga kui muidu meile räägitakse, et väga oluline on, et oleks olemas meelerahufond, et pensionifondid oleksid korras ja praegu on väga aktuaalne ka hoiuste teema, siis mida sina enda klientidele soovitad, et mis peaks olemagi siis see järgmine samm, kui need baasfondid, mis võiksid olla, on siis nagu täidetud? Jah, et see teine, kolmas sammas, eks ju, ja meelerahufond, et mida vanem sa oled, siis seda suurem see võiks olla. Ma olen soovitanud seda meelerahufondi panna hoiusele, nagu siin targemad investorid soovitavad teha seda koseefekti, eks ju.
et iga kuu paned ühe summa ja siis, kui sul ühel käel vaja on, siis ta hakkab sul nagu palgapäev tagasi ju tulema, et kui lõpevad ära, siis iga kuu sa saad võtta sealt sinna ja siis mis on veel madalama riskiga, võib-olla fondid laiapõhjalised, mida ma ise olen ostnud. Mul on üks see Robur fond Swedbankis, mis on see kõige laiapõhjalisem. Ja ma olen ka seda soovitanud, et mul on ka endal aktsiad Balti börsilt, aga nendega peab natuke rohkem vaeva nägema, natuke lugema, natuke töötama. Mina saingi enda õppetunnid, esimesed õppetunnid just sealt aktsiaturust kätte, et põhimõtteliselt mul ei ole seal suured summad. Põhimõtteliselt mul see aktsiaportfell on kõik miinuses ja punases, aga ma ei kiirusta teda ka maha müüma, et las ta siis praegu olla, see ei ole üldse nii suur kaotus, mis mul seal on. Et võib-olla ühel päeval ta on jälle ilus roheline. Aga et ma nagu kõige esimese aktsia ma üldse ostsin nii, et ma ei teadnud, kas ta maksab dividende või ei maksa või mul tekkis nagu see hasart, et ma tahan proovida, kuidas see käib, nii põnev. Siis, kui ma selle esimese ostsin, ta oli odav. Noh, öeldakse, et pane see raha, mida ei ole nii valus kaotada, eks ju. Ta maksis vist 4 euri. Nüüd ta on 1 millegiga. Aga ei, noh, las ta olla, las ta tiksub mu talismann seal niimoodi, see esimene. Et pigem sellised madala riskiga ikkagi hoius, eks ju. Kui sul on meelerahufond, siis sa võid ka mingi suurema summa kuskile hoiusele panna, võib-olla erinevatesse pankadesse seda panna. Siis kui sa, ma ei tea, hoiust ei taha, võib-olla ei saa igal ajal kätte, on ju ka digikassa. On ju ka rahakoguja vist on Swedis, et seal ju on ka natuke kõrgem see protsent, kui on tavaline arvelduskonto. Ja kui sa veel lased sendid ümardada, siis see ka vaikselt korjab ja tiksub. Ja siis jah, mina olen nagu selline fondiusku, ja mida laiemapõhjalisem, seda parem. Ja sinna sa saad väga väikeste summadega panna. Kõige olulisem on see, et sul ei pea olema 100 eurosid, sul ei pea olema tuhandeid, sul täiesti piisab 1, 5, mina alustasin 5 euriga kunagi sinna panekut. Et siin lihtsalt, et proovida, kuidas see käib ja et jah, selliseid asju soovitan mina, aga jah, madala riskiga, mitte enam riskida nagu enda rahadega. Ja ma täiesti nõustun, et ka mina, kui ma veel investeerimisest väga palju ei teadnud, siis ma arvasin samamoodi, et see on mõeldud ainult väga jõukatele inimestele, et selleks peab olema väga suur algkapital. Aga kui ma hakkasin ka rohkem rahatarkuse teemasse nagu süvenema, siis ma sain aru, et tegelikult see ei olegi üldse vajalik, et saabki alustada kas või 5 ja 10 euro kaupa ja siis proovidagi. Ja kui kõik õnnestub, et siis niimoodi järk-järgult minna ja proovida siis juba muid erinevaid elemente. Just. Aga kuidas sina arvad, et millised elumuutused võivad kõrgemas eas finantsiliselt siis kõige enam inimesi mõjutada, et mis võiks olla siis see, mis võiks nagu motiveerida, et tuleks oma rahaasjad ikkagi nii-öelda selgemalt üle vaadata? No praegu ju on eriti töökaotus näiteks. Mida vanem oled, seda rohkem, eks ju, karda seda, et eriti praegu, kui see majandus on nii keeruline, on koondamised, et kuhu sa siis selle uue töökoha saad, millal sa selle saad. Teine on tervis. Võib-olla sul on ravimid rohkem vaja osta, erinevaid, või üldse sul mingi tõsisem terviseprobleem. Et need on nagu sellised 2 põhilist ja võib-olla ka mingi perekonnas juhtub midagi, et võib-olla sul ei pea endal olema mingi terviseprobleem, võib-olla sul lähedasel, sa oled sunnitud võib-olla hooldaja olema või elavad sul võib-olla veel vanemad. Minul elab ema näiteks veel, ta on 88-aastane ja ta on hooldekodus ja ma maksan tema arveid. Tema arved on 1400 eurot kuus iga kuu pluss ravimid.
nii et see ei pea isegi olema ainult sinuga seotud, vaid see võib olla ka lähedastega seotud, et kõik sellised mured on vanemast peast tunduvalt suuremad, kui sa noorem oled. Et sa elad neid tunduvalt raskemalt läbi või tähendab, puudutavad sind tunduvalt lähedamalt. ja et sa ütlesid nii hästi, et tuleb ikkagi mõelda mitte siis nagu ainult nii-öelda, mis endast sõltub, vaid ka enda Mhm. lähedaste, mis Jah, tegelikult ju väga palju iseenda nii-öelda kulutusi ju tegelikult võib mõjutada just, ja just. kõiksugu ootamatused, mis tänapäeva maailmas võivad ette tulla. Mhm. ka kas sa oskaksid ehk anda mõne lihtsa praktilise viisi säästmiseks ja näiteks eelarve planeerimiseks, mis võiks just sellisele vanuseklassile sobida? Jaa, et tegelikult oma koolitustel ka ma soovitan kõigepealt panna vähemalt 1 kuu kirja enda kulutused, et sa näed, kuhu su raha läheb. 1 kuu on tegelikult isegi vähe, noh, 1 kuu on väga hea, kui juba teha, aga et paremat ülevaadet saad, siis võiks olla 3 kuud, kõik kulutused, mis sa teed, paned endal kirja, siis sa saad need kategooriatesse jagada. Et vaatad, kui palju läheb siis toidu peale, kui palju läheb sul elamise peale, kodu peale, võib-olla mingid liisingud, siis kui palju läheb auto peale kulub, kui sul auto on, riided, et kõik sellised meelelahutuse peale ja siis sa jagad need kategooriatesse ja siis sa saad hakata juba vaatama, et kus sa saaksid tegelikult natuke kokku hoida. Mina soovitan poes käia nimekirjaga, jäävad ära ikkagi need emotsiooniostud, ikkagi vaadata, mis sul tegelikult vaja on. Et mina vist ligi aasta tegin iga kuu eelarvet ja käisin nimekirjaga poes. Kui su harjumused on ju üldjuhul samad, siis sa harjud mõne kuuga ära sellega ja sa enam-vähem juba tead, kui palju sul mingid asjad selle ostukorvi moodustavad. Aga ma pidin siin uuesti enda eelarve üle vaatama. Siin selle aasta kevadel äkki ma tegin või suvel. Kõik elu on nii palju kallimaks läinud, et see, mis mul eelnev oli, see enam ei kehtinud, lihtsalt ei tulnud enam välja sellega, ükskõik kui palju sa nagu mõtled, et no võib-olla seda ei ole vaja ja teist ei ole vaja ja minul on selle võrra lihtsam, et me oleme ikkagi elukaaslasega kahekesi täiskasvanud inimesed, et mõlemad käime tööl, me saame hakkama, mul on päevatöö ka või noh, palgatöö. Aga 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 kui on sul ikkagi pered ja lapsed, et noh, siis seal on hoopis teised tingimused, eks ju, et jah, ma väga soovitan seda teha, enda kulud üle vaadata. Siis kategooriatesse panna, teha endale eelarve, kui palju, proovida selle järgi, kui sa ei tule sellega välja, vaadata uuesti üle, miks, et võib-olla siis ringi teha see eelarvet, mitte endale ka stressi tekitada, et ma nüüd ei tohi mitte midagi osta ja ma peangi ainult seal näpuga järge ajama, aga see on nagu ikkagi selline üleüldine, et sa saaksid enda sellise ostukäitumise teada ja tegelikult ikkagi sealt annab päris hästi kokku pigistada. Et kui sa ikkagi vaatad, kuhu su raha kulub ja sa mõtlema hakkad, et kas mul on seda vaja nüüd päriselt ka, siis paljud ostud jäävad tegemata küll. Täitsa Mhm. üle elatud ja kogetud asi on see. Et ma väga soovitan jah, kes ei kasuta seda. Ja et tegelikult võib-olla paljud mõtlevadki, et noh, et mis see kohvi 2 eurot seal päevas Mhm, on või mis see üks pirukas seal päevas on, mhm, aga et kui ta on ikkagi sul kas siis seal kuu või 3 kuu lõikes kõik kokku juba arvutatud ja mhm. see number on sul juba silme ees, siis võib-olla juba hakkad natukene mõtlema, Jah, et mida ma muud selle raha eest võiksin just, endale hoopis lubada näiteks. jah. Ja mis näiteks meil on hästi toiminud, on ka toidu näiteks e-poest tellimine. Mhm. Et ma olen Jah, tähele väga. pannud, et ka siis jäävad need emotsiooniostud ära, Mhm, et seda meil on ka väikesed lapsed, et kui me läheme poodi, siis on ikka see, et me võime küll nimekirja paika panna, mhm, aga ikkagi seal tulevad veel erisoovid.
ja siis me olemegi nagu hakanud seda rakendama, et Mhm. paneme oma ostukorvi siis kokku ja see, mis tuleb, see tuleb, et nagu need emotsiooniostud ei Just. tule siis nii kergelt. Mhm. Noh, mul on see jälle sihtrühm selline, et kui palju nad seda e-poodi kasutavad, eks ju, aga Mhm. noorematel kindlasti igal juhul ja noh, oleneb, kus sa elad, kui sa elad maakohas, siis on ka võib-olla natuke keerulisem see, eks ju. Et aga noh, siis käidki võib-olla nädalas korra, teedki enda selle suurema ostukorvi ära, kui sa veel elad kahekesi, sul ei ole enam alaealisi või ülalpeetavaid, noh siis seda lihtsam tegelikult on see, see enda toidu jälgimine või üldse enda ostude jälgimine. Ja Mhm. just täiesti nõustun sinuga. Milline on olnud sinul kõige meeldejäävam õppetund, mida sa oled oma rahatarkuse teekonnal kogenud? Ma arvan, et mul oli see aktsiate ostmine. Et ikkagi tee tööd, enne kui sa midagi ostad, et süvene asjasse. Et mulle tundus, et see räägiti nagu nii lihtsaks, et tänapäeval on kõik nii lihtne, et mine ja osta ja noh, teed nii ja ongi käes, eks ju. Ja ma ei ütle seda, et ma seda kahetsen, sest mul ei ole need kaotused üldse nii suured. Minu aktsiaid on kolmekohaline number, mul ei ole üldse palju neid seal. Ja noh, ta ei ole nüüd nii miinuses, et ma sealt mitte midagi ei tea saaks. Jah, ma olen natuke kahjumis, aga las ta olla. Aga lihtsalt see oligi minu õppetund, et ära torma kohe, et ikkagi õpi, vaata, süvene, loe. Ma isegi ju, nagu ma ütlesin, ma ei teadnud, kas see esimene aktsia, mis ma ostsin, kas see dividende maksab või ei maksa. Ma isegi sellesse ei süvenenud, et ta ei maksnud dividende ka, eks ju, ja nüüd ta on miinustes ka, et noh, ma loen seda enda jah, suuremaks õppetunniks. Et kui sa ei tea, siis ära torma kohe tegutsema, et ikka vaata ja õpi ja süvene asjadesse. Just, et sellepärast ju tegelikult ka alustades nii-öelda noh, ei soovitata selliseid riskantseid Mhm. investeerimisvaldkondasid siis nagu ette võtta, et pigem alustadagi sellistest, kus on võib-olla see tootlus on natukene väiksem Just. protsendi mõttes, aga Mhm. samas see risk on ikkagi ka nagu hajutatum. Just, just. Kas sul on võib-olla jagada mõnda inspireerivat lugu kellestki, kes on siis rahatarkuse abil või sinu koolituste läbi oma elu muutnud? No kuna mina alles olen nii vähe teinud neid koolitusi, siis minul veel sellist tagasisidet ei ole, kuigi ma olen midagi kuulnud, kes on teinud endale teise arveldusarve, et on hakanud enda raha nagu säästma esialgu, noh, mis on ka juba hea näite, eks ju. Ja keegi tegi veel midagi, aga mul nagu sellist tagasisidet jah, praegu ei ole, aga tegelikult ma nagu räägin, mul ei ole ka selliseid investeerimissõpru endaealisi. Et mul on need eeskujud, kes meil Eestis on, eks ju, Kristi Jaa, mikroinvestor ja keda ma siin jälgin, et ma saan väga palju inspiratsiooni nendelt. Aga, aga ma tegelikult tooks iseenda, et mul ei olnud mingeid sääste, kui mina 50+ alustasin, mul ei olnud tegelikult mitte midagi, ma elasin palgapäevast palgapäevani. Jah, ma elasin, võib-olla lubasin endale rohkem kui siis, kui mul lapsed olid kodus. Et mul on täiskasvanud lapsed, 2 tütart, mul on 3 lapselast ka. Et kui nad olid kodus ja nad õppisid, siis läks nendele rohkem. Aga kui nemad juba läksid enda elu peale, noh, siis mul hakkas raha üle jääma. Aga ma ei osanud seda säästa, vaid ma lubasin endale lihtsalt rohkem, sest ma tundsin, et nüüd on nagu minu aeg. Aga jah, tänu siis sellele Covidi ajale, kui kõik läks internetti ja kõik koolitused Zoomi kolisid, siis tänu sellele ma sain targemaks. Et ma olen sellele ajale väga tänulik siiamaani, et see nii läks. Et võib-olla ma muidu laristaks siiamaani, käiks, ostaks ühte ja teist ja siis jagan jälle pärast laiali, sest ma ikka, mul tekkis mingi hasart, mingeid riideid osta, tellida, noh, kõik läks nii lihtsaks ju, kõik said tellida ka veel, eks ju, ilus oli, nägid jälle, panid, aga ostsid.
ja pärast ma jagasin neid siin laiali. Ma ei ole väga selline, kes viitsib müügiga tegeleda, et pildistada ja siis kuhugi üles riputada ja siis saata ja siis võib-olla ei sobi ja siis keegi tahab tagasi saata. Ma hakkasin jagama neid lihtsalt nendele, kellel vaja oli, suurte perede seltsile vistsin ja täitsa kottide viisi andsin neid riideid lõpuks ära ja siis ma sain aru, et see ei ole päris okei käitumine. mul on nii hea meel, et sa tol ajal ikkagi leidsid enda suuna rahatarkuse poole ja nüüd ongi nii hea võimalus sul ka oma teadmisi ja kogemusi siis teistele edasi jagada. Jah. Nii, aga millised oleksid sinu järgmised eesmärgid siis rahatarkuse edendamisel? Mm. No järgmised eesmärgid. Minu eesmärk on tegelikult see, et ma jõuaks võimalikult paljude inimesteni. Et praegu siiamaani olen mina ise saatnud koostööpakkumisi, otsinud, kus ma saaks neid koolitusi läbi viia. Minu eesmärk on see, et varsti leitakse mind üles, küsitakse minu käest juba, et mitte ma ei pea ise enam koputama uste taga. Ja siis teha ka neid jätkukoolitusi ja võib-olla tuleb veel mingeid koostöid. Ma olen kõigeks avatud. Ma nagu ootan kutseid. Üks mul tuli nüüd, mis jaanuaris tuleb. Et eile just küsiti, kas olen nõus tulema. Esimene kutse. Aga ma olen avatud ja kõigele. Et igasugustele koostöödele, kutsetele, tulen kohale. Et kõik on kokkuleppe asi. Väga vahva, et kes siin nüüd kas siis laivis või ka hiljem järele kuulavad, et Kristiina jagab siin all ka Tiina kontakte ja linke, et kellel tekib huvi, siis kindlasti võtke Tiinaga ühendust. Aga nüüd järgmine nädal, teisipäeval, 26. novembril ongi ju toimumas ka sinu praeguse koolituse sarja viimane koolitus Sellel aastal. sellel aastal, jah. Mhm. Ja, Et, ja soodushinnaga sellel aastal veel. Järgmisest aastast kindlasti ma enam nii odavaid koolitusi ei tee. et Mhm. Haapsalu inimestele tasub kindlasti hoida silma peal ja minna ja vaadata, et mul jäi nüüd see vaatamata, et kus täpsemalt Haapsalus see koolitus toimub. Haapsalu kolledžis kell 6. Väga, väga tore. Mhm. Et tõesti, see rahatarkuse teema on nii põnev ja see on väga tänuväärne, et ka 50+ vanuses inimestel on võimalik saada siis sellisel viisil seda infot, mis oleks just neile kõige parem ja mis tekitaks neile ka rohkem siis seda usku ja usaldust, et tegelikult on tähtis hoida oma rahaasjad korras ja siis käituda selles suhtes ka nii-öelda optimaalselt ja võimalikult riskivabalt, on ju. Just. Aga Jah. kas sa, Tiina, sooviksid võib-olla meie vaatajatele ja kuulajatele veel midagi rahatarkuse kohta öelda? Ma ei tea, ma ei oska, ma olen vist kõik, ma lihtsalt tahan öelda, et tehke enda rahaasjad korda ja kõigepealt, kui teil on need kõrge intressiga tarbimislaenud või krediitkaardid, et noh, need võiks olla esmane, millest siis lahti saada. Jah, kui mina alustasin, mul oli ka krediitkaart, mis oli mul krooniajast ja mida ma ikka kasutasin niimoodi, kui enne palgapäeva näiteks teinekord oli vaja kas või toidupoes. Ma ei tea, mitmekordselt ma seda krediitkaarti tagasi maksin, aga kui ma ennast siin harima hakkasin, siis see oli esimene, mille ma korraga ära maksin ja rohkem mul ei ole enam krediitkaarti. Muidugi ta võib olla, aga ta ei tohi olla sul selline järjepidev kasutamine, eks ju. Ja samamoodi järelmaksed. Muidugi, kui sa ei saa teistmoodi, siis võta see, aga et see ei tohiks nagu jääda sul järjepidevalt, et sa ühe lõpetad ja teise alustad.
et Mhm. selliseid jah, et kõik sellised kõrgema intressiga asjad võiks ikkagi mitte võtta ja proovida nii, et ostad kohe ära selle. Et oota Just. natuke, kurja natuke ja osta ta kohe välja. Et Ja võib-olla seda. sellepärast ju tegelikult ongi ka väga oluline, et oleks olemas meelerahufond, et Just, kui tekivad sellised ootamatused, siis on võimalik seda raha ka kasutada, et ei mhm, peaks võtmagi siis neid kõrge intressiga laene. just. Jah, ja meelerahufond selles vanuses kindlasti peaks juba olema. Mhm. Just, nõustun. Aga meie tänane argipäeva pooltund hakkabki nüüd läbi saama ja Tiina, ma olen väga tänulik, et sa leidsid siin reedesel pärastlõunasel pooltunni, et tulla ja rääkida meie olulisel teemal nagu rahatarkus 50. eluaastates. Ja soovin sulle palju edu ja palju ägedaid koostöid. Aitäh, mina olen väga tänulik, et te mind kuulasite. Aitäh kõigile. Aitäh kõigile ja kohtumiseni järgmisel korral! Ja